Tere, armsad inimesed! Tere tulemast Valguse kanalile! Ja mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime küllusest, külluse ajastust. Ja kui sa ei ole vaadanud eelmist videot, mille pealkiri oli küll vajadused, siis ma soovitan sul see ära vaadata, sest seal on väike sissejuhatus sellesse praegusesse videosse, mille pealkiri on siis külluse ajastu. Ja kui sa ei ole veel vaadanud kõiki teisi videoid Valguse kanalilt, siis ma soovitan sul seda teha ja vastav varasemate videote nimekiri ja see playlist on siis selle sama video all eraldi lingina välja toodud. Nii et soovitan sul need ka varem ära vaadata, siis sa saad aru, millest jutt käib. Aga nagu ma ütlesin, me oleme liikumas külluse ajastusse. Me siiamaani oleme elanud täielikus puuduses. Ja kui sa ei ole vaadanud ära ka Valguse kanali, ma soovitan vaadata Valguse kanali videot globaalse vaesuse lõpp. Seal on 2 või 3 osa, ma täpselt isegi ei mäleta, kui palju, et sel teemal, et vaadake need ära. Ja siis vaadake need 2 videot ära, vajadused ja külluse ajastu. Nimelt praegusel ajal, kui me liigume siis külluse ajastusse, peame me liikuma oma loomise energiasse. Ja see tähendab seda, et kasutama oma tõelist potentsiaali ja tõelist väge. Ja oma väes elamisest oli ka juttu paar videot tagasi. Soovitan ka see ära vaadata, kas siis pärast seda videot või enne, et eks sa siis ise tead. Ja paraku me oleme liikumas küll külluse ajastusse, kuid me inimestena kogeme seda ajastut täiesti erinevalt. Ja see sõltub sellest, millise reaalsuse sa oled endale loonud. See sõltub sellest, millist energiat sa välja kiirgad ja millist energiat sa ka minevikus välja kiirgasid. Ja päris kindlasti kohe keegi kogeb seda tulevikku meie jaoks praegust tulevikku puuduses ja keegi kogeb väga suures külluses. Mõned kogevad väga suurt finantskriisi, kui teised elavad täielikus õitsengus ja nagu ma ütlesin, kõik sõltub sellest energiast, kus sa viibid ja millist tulevikku sa endale selle kaudu lood. Ja võti on siis selles, et kui sa suudad luua endale sellise teadvuse, et selleks ajaks, kui vana rahasüsteem ära kaob ja see kaob varsti ja tuleb uus asemele, see Quantum Financial System, millest on seal globaalse vaesuse lõpp selles videos juttu, siis sa tegelikult ei koge mingit puudust. Ja siis saab sul ka tulevikus olema väga suur küllus. See tähendab seda, et sa pead looma endale selle teadvuse seisundi enne ja tegema sellega tööd. Ja selleks, et olla nii suures külluses kui vähegi võimalik ja kogeda selles uues rahasüsteemis QFS-i ehk siis Quantum Financial Systemi, kvantfinantssüsteemi kõiki hüvesid, pead sa olema külluses siin ja praegu nii palju kui võimalik. Nüüd sama, praegu kohe, täna, nüüd, mitte homme, mitte siis kui, mitte mingil juhul siis kui, vaid nüüd kohe ja liikuma sellest puudusteadusest välja kohe. Siis on see võimalik. Kui sa hoiad näiteks oma raha pangas, kui sul on rohkem raha kui võib-olla paarkümmend euri ja sa hoiad seda raha pangas, kus keegi teine seda tegelikult kasutab omale, ma ei tea, aktsiaturgudel külluse loomiseks ja kasutab selleks sinu raha ja paljude teiste inimeste raha, siis ma ütlen kohe ära, see ei too sulle energeetiliselt head. Sellega sa annad oma väge ära. Ja ehk siis soovitus on selline, võta raha pangast välja ja loo endale sellega kõige külluslikum elu, kus sa oled võimeline taas looma absoluutselt kõike ja elama nii, nagu sinu sisemine laps ja sinu tegelik nagu hing päriselt vajab. Ela nii, nagu sinu sisemine laps tahaks ja
ja niimoodi, et mitte ükski osa sinust ei oleks vajaduse energias, nii nagu me eelmises videos rääkisime, et ei oleks selles vajaduse energias. Ja niimoodi me saame liikuda sinna külluse energias, kus uus süsteem juba tegelikult töötab ja ootab meid. Nimelt, kui see Quantum Financial Systemist see video oli tehtud mitmed nädalad tagasi, siis tänaseks on juba umbes 8 miljonit inimest planeedil Maa elavad selles reaalsuses, kus nad kasutavad Quantum Financial Systemi poolt loodud küllust ja ootavad meilt tegelikult järgi selles paralleelmaailmas. Ja see eeldab meeletult usaldust, oma kõikide külluse ja rahaga seotud mustrite täielikku kustutamist ja usaldamist. Samas ma ütlen kohe ära, ma enne ütlesin, et võta raha välja ja loo endale selle kaudu nii külluslik elu, kui sa vähegi saad. Samas, kui sa võtad raha välja, siis see tegevus peab tegelikult olema täielikult 100% toetatud sinu uskumuste süsteemiga. Kui sa sellesse ei usu, siis ära tee. Kui see tundub kõik sulle hullumeelne ja siis soovitan, ära vaata Valguse kanali videosid üldse, sest tõesti, mul on täiesti ükskõik, mis sa arvad või kas sa pead seda hulluseks või mitte, tunneta seda ja loo oma uskumuste süsteem, muuda seda vastavalt sellele, sest sa pead looma ja uskuma sellesse asja ja sul peab olema täielik usaldus sellesse, et teha selliseid samme. Aga see on üks võimalus selle nihke tegemiseks. Ehk siis sa pead ise looma endale nii küllusliku elu, kui suudad. Sa pead seda tegema enda pärast, enda jaoks, oma tuleviku pärast. Ja samas, kui sa tunned, kui sa usud ja tead või sul on selline täielik kindel teadmine, et raha pangas hoidmine tagab sulle külluse, siis hoia seal, ära võta välja, sest siis töötab see energia sulle paremini. Ma tahan lihtsalt seda öelda, et kõik see, mis ma siin praegu välja käisin, need asjad peavad ühtima sinu uskumuste süsteemiga, siis see töötab. Ja kui see ei lähe sellega kokku, siis see ei tööta. Eks ma loodan, et sa teed selle vahet, et see ei ole niimoodi, et Valguse kanalil öeldi, et sa pead seda tegema. Ei, sa ei pea seda tegema. Sa tunneta ära. Kui sa kahtled, siis ära tee. Kui sa usaldad, siis tee. Sest kõige tähtsam on see usaldus, et sa võid täiesti vabalt täna oma raha kulutada sellepärast, et sulle juba see Quantum Financial System töötab, aga lihtsalt me kõigi need vibratsioonid ei ühti veel sellega, et me jõuaksime sellesse sagedusvahemikku, kus see asi töötab. Me oleme, enamik inimesi on siin all. Me ei saa ühendust niipea, kui inimese see energiasüsteem vibratsioon ühtib niimoodi. Nüüd me saame selle täieliku potentsiaali kasutusse ja suudame selles voos niimoodi rahulikult elada. Et kui usud, et see uus maailm on juba olemas ja loob kõike seda, mida iganes me soovime, siis mul on palve, ela sellele vastavalt. Ela juba täna, sõltumata sellest, kas sul praegu reaalselt on need võimalusi või mitte. Mina teen seda muide ja ma võin öelda, et kuidagi tuleb kogu aeg juurde. Ma ei tea, kuidas. Ma tõesti ei tea, kuidas, mis asi see seda loob. Mina ei ole selleks nagu midagi teinud, aga see asi loob ennast ja ma usun ja usaldan seda. Mul ei ole enam sellist, mul oli siin vahepeal, ma ütlen ausalt, seoses viiruse ja seoses nende piirangutega, mis algasid kevadel, siis ma tõmbasin oma külluse voo kinni, sellepärast, et mul oli ebakindlus ja hirm, mis saab edasi. Ma tean, väga paljudel on see sama olnud. Väga paljud on kaotanud oma töö, kuid see tunne, see on see, mis loob, mitte see füüsiline reaalsus, kus me praegu võib-olla oleme, vaid see, mis tunne sul sellega seoses on. Kui minul on selline tunne, et kõik on, ma ei karda mitte midagi praegu, mul on niisugune kindlus ja selline rahu sees ja ma tean, mul on tekkinud see usaldus, et maailm meid kannab. Mul on olnud see lapsepõlvest
kogu aeg, aga siis aeg-ajalt kaob ta täielikult ära. Mul on olnud situatsioone, kus või olukordi ja perioode elus, kus mul on see kindlustunne nagu täiesti alt ära võetud. Ja siis lõpuks ta tuleb tagasi, sest ma ise kogen seda, et tegelikult meile, et me järgmist sammu astudes, nii nagu ma ühes videos ütlesin, et järgmist sammu astudes see maapind tekib meile jalge alla, isegi siis, kui meil tundub, et me astume kuristikku. Et nagu ma ütlesin, kui sa usud, et see maailm on olemas, siis tee kõike seda, mida iganes soovid ja ela sellele vastavalt. Ja ehk siis küsi endalt selline lihtne küsimus. Kes sa soovid olla? Kas sa soovid olla kuningas või teener? Kas sa soovid olla isand või alam? Kas sa soovid olla ise looja või sa soovid olla keegi, kes ütleb sulle, mis sa tegema pead? Ja sest see on just seesama, mida sa hakkad tulevikus kogema. Et kumb sa tahad olla ja kummale vastavalt sa elad. Ja see tähendab seda, et astu nüüd ja kohe samme uue küllusajastu nagu loomiseks. Investeeri endasse, see tähendab seda, investeeri endasse, oma sisemisesse lapsesse, ehk siis sellesse nendesse asjadesse, mis tekitab sulle tõeliselt rõõmu, kui sa kaotad ära kogu reaalsuse, füüsilise reaalsuse enda ümber ja teed seda, mida sa tõeliselt naudid. Investeeri oma heaolusse, investeeri ka oma distsipliini ja investeeri pidevalt enda ümberprogrammeerimisele selleks, et tõsta oma vibratsiooni. Ja see, kui sa seda teed, kui sa neid asju teed, sa investeerid endasse, mine spaasse, mine loodusesse, osta endale midagi ilusat ja head ja ära loe raha sellisel viisil, siis mis toimub on see, et su keha viib sind kohe sellisesse seisundisse, kus sa hakkad looma parimat versiooni endast. Ja niimoodi sa liigud kohe edasi uuele teadusele. See on kvanthüppe teaduses. See on üks viis. Me oleme sellest kvanthüppest rääkinud, aga see on nüüd küllusega seoses. Kvanthüppe on see, ela külluslikult ja sa saad selle. Ja seda ma võin ütelda, see täiesti töötab. Sellises seisundis, kui sa selles seisundis oled, siis sa tajud tulevikku suure tõenäosusega nagu pisikest raputusteel, just nagu sa oleks üle sõitnud pisikese kivikese. Mitte selliselt, et sul tekib täielik kaos. Et kui sa elad küll sellises puudusteaduses, siis seda sa tõenäoliselt hakkad kogema. Ja sellepärast on vaja sul valida, kumba sa vibreerid, kas küllust või puudust. Ja see on sinu vaba valik. Ja tulemus on siis sellele vastav. Mis tähendab seda, et sa peaksid vabastama ennast oma uskumuste süsteemist seoses raha ja küllusega. Mina olen selle töö ammu ära teinud. Kui kellelgi on veel see ees, siis ma soovitan sel neljapäeval, 12. novembril algab mul internetikursus Raha on armastus ja seal me räägime ja töötame läbi kõik need uskumuste süsteemid seoses rahaga. Ja kui sul on takistusi kas saamise või vastuvõtmise ja saamisega, ehk siis saamisega või siis väljaandmisega, siis ma soovitan sul sellel kursusel osaleda, sest meil ei ole väga palju aega selleks, et siin mõtelda ja analüüsida ja siis kui plaane teha, et me peaksime tegutsema kohe ja nüüd. Ja hea uudis on see, et selle kursusega tegelikult saab ühineda ka peale neljapäeva igal ajal. Mul on küll pandud nagu spetsiaalne selline aja nagu kuupäev täpselt paika, aga saab ka hiljem. Aga ma ei soovita seda väga edasi lükata. Ehk, mis ma tahan öelda, on see, et kasuta oma raha nii, nagu sul tuleks see pidevalt sisse. Ja uskuge mind, siis ka tuleb. Kui sa ei usu, siis ei tule ka. Ja luba endale parimat toitu, luba endale, naudi endale, usalda. Ja siis sa oled külmuses ja harmoonia sageduses. Ja nagu öeldud, sinu elu sõltub vaid ühest asjast, millist energiat sa igal hetkel välja kiirgad. Ja see puudutab otseselt ka küllust. See puudutab absoluutselt kõike, mis me loome, aga kindlasti ka küllust, sest küllus on üks armastuse väljendus, nii nagu see kursus ütleb, raha on armastus, ehk siis küllus on armastus. Vahet ei ole, kuidas ma seda nimetan, aga see ei muuda asja, vaid
vaid see on tõestus ja ma tõestan sellega kursusel ära. Ehk siis, kui oled endaga harmoonias ja sul on suur usk, siis antakse sulle absoluutselt kõik. Ja eriti uues Quantum Financial Systemis. Ehk vali endale külluslik elu, vali see elu, kus sa austad iseennast ja teisi. Vali enda väärtustamine nüüd ja kohe. Ja ära oota seda, et siis kui tuleb, et siis ma hakkan seda tegema, et siis kui läheb nagu lihtsamaks, siis kui ma leian endale töö, siis kui seda ei tule siis kunagi. Vaid tee seda kohe. Kui sa jääd ootama, siis sa jäädki ootama. Ja praeguse hetke külluse vibratsioon sinus määrab ära seda, mida sa koged teisel pool. Ja see oligi tänane sõnum lühidalt külluse loomisest. Nii et minuga kohtute järgmistel teemadel juba õige pea Valguse kanalil. Kui sa tahad veel erinevaid teemasid kuulda, siis soovitan vaadata Facebooki lehte senikaua, kui see veel eksisteerib. Eks me ei tea ju kaua meil see sotsiaalmeedia siin eksisteerib ja millised kanalid. Siis vaata Facebooki lehte Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool ja seal on üle 50 tasuta miniseminari erinevatel teemadel live videotena üleval, nii et vaata need algusest lõpuni ära ja kohtume siis kas laivis või siin Valguse kanalil õige pea. Ja tänaseks nägemist!